Tere õpilased, täna vaatame ainet. Mis on aine? Aine on kõik, millest maailm koosneb. Ehk aine on vesi, õhk, raud, puit, suhkur ja nii edasi. Kuidas me saame ainet iseloomustada? Ainet saame iseloomustada läbi tema massi ja ruumala. Ehk mass näitab, kui palju ainet kehas on. Mass on alati sama, sõltumata kohast, kus see keha asub. Ja massi põhiühik on kilogramm. Kui sinu mass on 60 kilo, siis oled 60 kilo nii maa peal, kuul kui ka kosmoses. Aga tavaliselt tahetakse sassi mass ja kaal. Järgmisel slaidil räägime sellest lähemalt. Siis teine, mille järgi saab ainet iseloomustada, on ruumala. Ehk näitab, kui palju ruumi aine võtab. Ja selle ühik on kuupmeeter. Kas mass ja kaal on samad mõisted? Ei ole. Mass on keha inertsuse ja aine hulga mõõt. See tähendab seda, et see on konstantne suurus ning see ei sõltu asukohast. Kaal on raskusjõud, millega gravitatsiooniväli keha tõmbab. Selle ühik on Newton. See sõltub asukohast. Planeedil Maa on tal 9,8 meetrit sekund ruudu kohta. Kuid kui viime keha Kuule, siis see raskusjõud on ainult 1,6 meetrit sekund ruudu kohta. See tähendab seda, et kaal sõltub keha asukohast. Mis on aine tihedus? Tihedus näitab, kui palju massi on ühes ruumala ühikus. Igal ainel on oma tihedus ning tiheduse järgi saab ainet omavahel võrrelda, näiteks ujuvuse järgi. Kas aine, mis on paigutatud vette, ujub, hõljub või upub? Ning tiheduse järgi saame ka määrata, kus kohas materjali kasutada. Kas meil on vaja kerget alumiiniumit või rasket terast? Ja kuidas on seotud keha mass, ruumala ja tihedus? Nad on seotud valemiga tihedus võrdub mass jagatud ruumala. Näiteks, kus meil on siin kõrval toodud 1 liiter vett, 1 liiter bensiini ja 1 liiter elavhõbedat, näeme, et kuigi veel bensiinil ja elavhõbedal on kõigil 1 liiter ehk ruumala on kõigil sama, siis tema mass on erinev ning see tuleneb sellest, et aine tihedus on erinev. Missugustest osadest koosneb aine? Aine kõige väiksem osake on aatom ja aatom koosneb elektronidest, prootonitest ja neutronitest. Slaidil on süsinikuaatom. Me teame, et see on süsinikuaatom, sest seal on 6 prootonit. Prootonitel on positiivne laeng ning prootonite arv aatomis näitab, mis ainega on tegu. Neutronitel ei ole laengut, nad on neutraalsed ning annavad aatomile massi. Ja elektronidel on negatiivne laeng. Teades, mitu prootonit on aatomis, saame teada, mis ainega on tegu. Näiteks heeliumil on 2 prootonit ja hapnikul on 8 prootonit. Kui aine koosneb vähemalt 2 aatomist,
siis need aatomid moodustavad molekuli. Slaidil on 2 vesinikku ja 1 hapniku aatom. Kokku annavad nad veemolekuli. Siit tabelist on näha, et molekulid võivad olla väga suured ehk koosneda mitmekümnest aatomist. Teades ainult aine keemilist valemit, saame teada, mitmest aatomist antud aine molekul koosneb. Selleks loeme kokku indeksid. Kui indeksit ei ole kirjas, siis on see 1. Näiteks süsihappegaasil CO2 on aatomite arv 3. Ja glükoosil ehk suhkrul on aatomite arv 24, mis tuleb 6 + 12 + 6. Slaidil on naatriumkloriidi kristallvõre. Kristallvõre tekib aine tahkumisel, kui osakesed, aatomid või molekulid paiknevad kindlatesse korrapärastesse kohtadesse ning moodustavad ruumilise võre. Vedelikus liiguvad osakesed vabalt, neil on palju energiat ja nad ei hoia kindlat asendit. Kui nüüd ainet jahutada, siis osakeste liikumine aeglustub. Aeglasemalt liikuvad osakesed hakkavad omavahel tugevamalt tõmbuma ja lõpuks osakesed paiknevad kindlatesse kohtadesse, kuna see on neile kõige soodsam asend. Nii tekib korrapärane ruumiline struktuur, mida nimetatakse kristallvõreks. Kristallvõre jaguneb omakorda ioonvõreks, metallvõreks, aatomvõreks, molekulvõreks ja kihtvõreks. Nad kõik on kristallvõred oma kindlate iseloomulike omadustega. Ja siin on näha, et kõige väiksem aineosake on aatom, kui aine koosneb üksikutest aatomitest, molekulid, kui aatomid on sidemetega kokku seotud kindlateks rühmadeks, näiteks hapnik või vesi, ja kristallvõre, kui osakesed, aatomid või molekulid korduvad lõpmatus korrapärases mustris. Võrdleme veemolekuli, kui vesi on vedel ja kui vesi on tahke. Vedela vee puhul on molekulid üksteise lähedal, kuid ei ole korrapäraselt seotud. See omadus annab veele voolavuse. Kui temperatuur langeb alla 0 kraadi, hakkavad veemolekulid moodustama korrapärast võret ehk kristallvõret. Sellepärast, et veemolekulid jääs asuvad kindlatel kohtadel, on jäätihedus väiksem, sest kristallvõre vahel on rohkem tühja ruumi võrreldes vedela veega. Ained saavad olla tahkes, vedelas ja gaasilises olekus. Tahkeaine osakesed paiknevad väga tihedalt ja korrapäraselt. Tahkel ainel on kindel kuju ja kindel ruumala. Vedelas olekus on osakesed samuti tihedalt koos, kuid mitte enam kindlatel kohtadel, kui nad olid tahkes olekus. Nad saavad liikuda ja libiseda üksteise ümber ehk neil on voolavus. Vedelikul on kindel ruumala, kuid kuju sõltub anumast. See tähendab, et vedelas olekus võtab aine anuma kuju, mille sisse ta on valatud. Gaasilises olekus on aine osakeste vahel suured vahed.
osakesed liiguvad väga kiiresti ja vabalt igas suunas. Seetõttu täidab gaas kogu ruumi, mille sees ta on. Gaasil ei ole kindlat kuju ega kindlat ruumala. Tabelis saame võrrelda aine 3 olekut, tahket, vedelat ja gaasilist. Kas saab aineid kokku suruda nende erinevates olekutes? Tahkes olekus ainet ei saa kokku suruda, ta pigem puruneb. Vedelikku ei saa samuti kokku suruda. Kõige paremini annab kokku suruda gaasi, sest gaasi osakeste vahel on palju tühja ruumi. Kas aineid saab laiali tõmmata ehk paisutada? Ka siin selgub, et kõige paremini on võimalik paisutada gaasi, sest selle aine osakesed on üksteisega kõige nõrgemas seoses. Kas aineosakese kiiruse ja kehatemperatuuri vahel on seos? Temperatuur näitab, kui soojad või külmad on kehad. Füüsikas tähendab temperatuur osakeste liikumise energiat. Kõrgem temperatuur tähendab osakestel rohkem energiat ja nad liiguvad kiiremini. Kui on madal temperatuur, siis osakestel on vähem energiat, nad liiguvad aeglasemalt. Kui keha soojeneb, saavad osakesed rohkem energiat ja nende liikumise kiirus suureneb. Kui keha jahtub, osakesed kaotavad energiat ja nende kiirus väheneb. Siin on näha aine siirdeprotsessid, kus aine liigub ühest olekust teise. Näiteks tahke läheb vedelaks või vedel läheb gaasilisse või gaasiline tahkesse olekusse. Soojusliikumine versus soojuspaisumine. Aine sees liiguvad aine osad ning kui kiiresti need liiguvad, sõltub temperatuurist. Kõikidel ainetel on soojusliikumine. Kui nüüd lisame ainele temperatuuri, siis aine soojusliikumine tugevneb ning näeme, kuidas aine mõõtmed suurenevad. See tähendab, et mida rohkem ainet soojendada, seda rohkem liiguvad aine osad ning seda suuremaks muutub aine ruumala ehk tema mõõdud. Diffusioon. Diffusioon on osakeste iseeneslik segunemine. Näiteks paned tilga tinti vette ning mõne aja pärast on kogu vesi ühtlaselt sinine. Või kui avad parfüümipudeli, siis mõne aja pärast on parfüümi lõhna tunda kogu ruumis. Mida kõrgem on aine temperatuur, seda kiiremini liiguvad aine osad ning seda kiiremini toimub diffusioon. Kõige paremini toimub diffusioon gaasides, vedelikes on see aeglasem ja tahkistes peaaegu olematu.